Ja kui me põhiseadusest räägime, siis mul alati meenub selline ütlus, mis muga on jäänud, et kui sul kohtumenetluses ei ole enam mitte midagi muud öelda, kõik argumendid on otsas, siis ütle, et mõni säte on vastuolus põhiseadusega või on vastuolu hea usu põhimõttega. Nii et mina nüüd räägin sellest, et äkki saaks kasutada seda argumenti, et mõni säte on põhiseadusega vastuolus. Ja mu ettekanne koosneb 3 osast. Kõigepealt ma käsitlen seda Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsust, mis siis tuli 28. juuni, kus siis Riigikohus ütles, et jah, ongi üks säte põhiseadusega vastuolus, et ei olegi mingi ulmeline argument. Ja siis ma räägin 2 argumendist, mis on sellised meie teooria, et äkki võiks veel mõne puhul leida, et siin on vastuolu, mõne sätte puhul siis leida, et on vastuolu põhiseadusega. Et kes tahab, siis minge proovige kohtus ja andke teada, kuidas läks. Nii, kõigepealt siis sellest, mis siis meil Riigikohus ütles juunis, 28. juuni sellel aastal siis. Ja mis selle kohtuasja sisu, et kes teab, tõenäoliselt paljud teavad, niimoodi väga lühidalt, et see ühendmäärus, millele ma siin viitan, et Riigikohus kontrolliski siis ühendmääruse seda ühte sätet. Ja ühendmäärus on see, mis on selle pika nimega perioodi 2014 kuni 2020. Seal on see blablabla, nende finantskorrektsioonide võimsad tingimused ja kord ja kõik selline. Ja siis meil Vabariigi Valitsuse määrus, Vabariigi Valitsus siis täiendas seda määrust. Määrus oli olemas ja seda täiendati. Ja siis seal põhimõtteliselt leiti, ma tõin selle sätte siia slaidile välja ka. Aga mis see mõte on see, et said selle otsuse, et nii saan toetust. Ja siis sellel hetkel on ju seaduses mingisugune kehtiv redaktsioon. Et kui midagi läheb valesti, siis oli see seadussäte ütles, et see finantskorrektsiooni määr võib olla 5 või 10%. Nüüd see Vabariigi Valitsuse muudatus, mis siis see ühendmääruse uus paragrahv, siis see 25 lõige 5, see ütles siis seda, et kui said selle otsuse, et sa saad toetust, siis sellel hetkel võis olla 5 või 10%. Aga me nüüd muutsime määrust ja nüüd on kindlasti 10%. Nii et nagu tagasiulatuv mõju määrusel, mis tegelikult nagu karmistas reegleid. Et Riigikohus kontrolliski, et see, kas selline säte on üldse põhiseadusega kooskõlas. Ja lühike vastus on see, et ei ole kooskõlas ja Riigikohus ütles, et tegelikult tuleb kohaldada selle ühendmääruse redaktsiooni, mis siis kehtis sellel hetkel, kui see toetus saadi. Ja miks sellel hetkel, kui toetus saadi, on sellepärast, et Riigikohus ütles, et sellel hetkel, kui see toetus saadakse, siis tekib toetuse saajal need õigused ja kohustused. Siis õigus raha saada ja kohustused siis mitte reegleid rikkuda, muidu pead selle raha tagasi maksma mingis määras. Et siis oluline on see hetk, millal see toetus saadi. Ja lühidalt õiguslik taust, Riigikohtu otsus on kusjuures päris, mulle täitsa meeldis seda lugeda. Et õiguslik taust on see, et kes ei tea, et siis meil on Euroopa Liidu määrus 1303/13, mis ütleb see, et midagi läheb valesti, küsige raha tagasi. Siis Euroopa Komisjon tegi suunised siis mitte liikmesriikide rakendusüksustele, aga siis komisjoni talitustele, et kuidas mingeid põhimõtteid kohaldada ja mingid suunised, need põhimõtteliselt protsendimäärad, siis meil Eestis Vabariigi Valitsus siis võttiski ühendmääruse vastu, see ühendmäärus põhineb põhimõtteliselt nendel Euroopa Komisjoni suunistel. See oli kõik kuskil 2013-2014. 2019 komisjon ütles, et meil on nüüd nagu kogemus tulnud, me teeme uue suunise. Ja siis sellepärast seda siis nagu ühendmäärus ka täiendati, sest ja tulid sealt ühendmäärusesse tulid siis need protsendimäärad vastavalt siis Euroopa Komisjoni suunistele. Ma ütleks, see on selline lihtsustatud kokkuvõte sellest õiguslikust taustast. Nii, ja siis üks asi, mida Riigikohus käsitles, et kas see üleüldse see vabariigi määrus, ehk siis see ühendmäärus, mis sätestab need kindlad finantskorrektsiooni määrad, et
äkki see määrus üleüldiselt on vastuolus põhiseadusega. Ja see on üks asi, mida õiguskantsler leidis seal menetluses, ütles, et tegelikult, et kogu see määrus peaks olema põhiseadusega vastuolus ja põhiseaduse paragrahviga 113, mis siis põhimõtteliselt ütleb, et avalikele vahenditele või nende avalik-õiguslikele rahalistele kohustustele kehtivad kõrgendatud nõudmised. Ehk siis need peavad olema seaduses nagu sätestatud ja need üksikasjad siis seaduses. Siis Riigikohus ütles, et ei, see ei ole nii. Sisuliselt sellepärast, et meil on siin see Euroopa Liidu õiguse element. Ja Riigikohus ütleski, et meil on see Euroopa Liidu õiguse määrus, see 1303/2013, et seda saab tegelikult ka otse kohaldada, kui meil ei oleks siseriiklikult ühtegi nagu normi, mille alusel neid finantskorrektsiooni otsuseid teha või neid toetusi tagasi nõuda, et siis saaks seda Euroopa Liidu määrust otse kohaldada. Ja Riigikohus leidis, et see Euroopa Liidu määrus annab tegelikult liikmesriikidele otsustusõiguse selle konkreetse siis selle finantskorrektsiooni määra siis määramiseks. Ja ühesõnaga Riigikohus leidis, et kogu see Vabariigi Valitsuse määrus ehk siis see ühendmäärus ei ole põhiseadusega vastuolus. Et liikmesriik võib siis seaduse või seaduse alusel antava määrusega täpsustada neid finantskorrektsiooni määrasid. Nii et selle määrusega tervikuna on kõik korras. Mis siis korras ei ole, on selle ühe sättega, see paragrahv 25 lõige 5, ehk siis mis sätestas selle tagasiulatuva mõju. Ja nüüd see vahe oligi siis see, et see tagasiulatuv mõju oli see, et tuli rangem regulatsioon, kuna oli kindlasti, et kohaldatakse 10% seda finantskorrektsiooni määra. Ja nüüd Riigikohus sisuliselt ütleski, et ei, selline tagasiulatuv mõju on selle õiguskindluse õiguspärase ootuse põhimõttega vastuolus. Ja seal siis ka kaalusid seda, et üks on see õiguspärane ootus, õiguskindlus, et sel hetkel, kui ma selle toetuse sain, siis ma teadsin, et see finantskorrektsiooni määr peab olema 5 või 10%. Ja nüüd tagasiulatuvalt ei kindlasti 10%. Et on see õiguspärane ootus ja siis teisel pool on see potentsiaalne oht siis Euroopa Liidu õiguskorrale või siis Euroopa Liidu eelarvele või siseriiklikule eelarvele. Ja siis Riigikohus leidiski, et see õiguskindluse põhimõte nagu kaalub üles selle eelarve potentsiaalse ohu. Ja Riigikohus leidiski, et see Euroopa Liidu määrus ütlebki, et peab kohaldama proportsionaalseid korrektsioone ja selline tagasiulatuv mõju ei ole lubatud. Ja üks asi veel oli see, et miks ma siin välja tõin, et komisjoni suunised ei ole õiguslikus mõttes siduvad. Seal Riigikohus ütles, et vaadake need komisjoni suunised, mis on antud, et Vabariigi Valitsus ei pea selle järgi täpselt määrust tegema ja üks ühel, et kui komisjon ütleb, et mis see protsendimäär võiks või peaks olema, Riigikohus ütles seda. Ma räägin jumala õiget juttu, ärge vaadake teda. Riigikohus ütles, et põhimõtteliselt komisjoni suunised ei ole õiguslikus mõttes siduvad ja siin on liikmesriigil otsustusõigus ja me saame sinna määrusesse kirjutada, me ei pea neid komisjoni suunised, need ei ole kohustuslikud. Vaidle Riigikohtuga. Nii, mis need otsuse tagajärjed on? Sisuliselt on see, et Riigikohus ütleski nüüd, et mida peab nagu tegema, et kui sa said selle põhimõtteliselt, et kohaldama seda Vabariigi Valitsuse, siis seda määruse, selle ühendmääruse redaktsiooni, mis kehtis sellel ajal, kui see toetus saadi. Ehk siis toetuse andmise aja hetk on see oluline hetk ja siis selle aja redaktsiooniga, sest võtta sellel hetkel sa said toetust ja sa saidki vaadata, et mis see finantskorrektsiooni määr on, et seda tagasiulatuvat mõju ei tohiks olla. Ja nüüd, kui see tagasiulatuv mõju on, et on toetus saadud, aga tegelikult kohaldatud seda hilisemat redaktsiooni, siis nüüd on nagu tähtajad möödas. Aga põhimõtteliselt, kui peaks veel mingisugune põhiseaduslikkuse järelevalve asi olema ja Riigikohus ütleb, et vaadake veel mingi säte on vastuolus põhiseadusega, siis põhimõtteliselt, kui see teid mõjutab,
saaks taotleda haldusmenetluse uuendamist siis haldusorganilt 1 kuu jooksul alates sellest normi ära langemisest ehk siis Riigikohtu otsuse tegemisest. Ja teine võimalus on näiteks, kui oli kohtuotsus on all, et vaidlesite selle finantskorrektsiooni otsusega, siis saaks teistmist taotleda Riigikohtult, aga see on siis ka 2 kuu jooksul. Et kui see Riigikohtu otsus praegu tuli 28. juuni, siis need tähtajad on läinud, aga üks sihuke teoreetiline kaalutluskoht, see on küsimärgiga, et äkki oleks mingi kahjunõue riigi vastutuse seaduse alusel. Et siin ei ole mingit kohtupraktikat ei ole, mille tugineda, aga selline ülekõrs, et äkki tasuks proovida. Nii, see oli nüüd sellest Riigikohtu otsusest. Et on võimalik, et mõni säte on põhiseadusega vastuolus. Nüüd ma räägin 2 olukorrast, millal siis äkki võiks olla ka põhiseadusega vastuolu. Ja esimene on siis kaalutlusõigus. See on täna ka läbi käinud siin eelmiste esinejate sõnavõttudest. Nii, ja mis see siis tähendab? Võimalik vastuolu põhiseadusega, see on see meie teooria. Et kui ütleb näiteks seesama ühendmäärus, see Vabariigi Valitsuse määrus, kui seal on, et kohaldatakse näiteks hankelepingule 25% finantskorrektsiooni määra. Ütlebki, et ma ei tea, oled hankelepingut rikkunud, vahet ei ole, kuidas rikkunud, 25%. Kaalutlusõigust ei ole. Siis see võimalik vastuolu, miks võiks olla võimalik vastuolu põhiseadusega, on see, et tegelikult, ja need on kõik need Riigikohtu lahendid, mis ma siin sulgudes olen viidanud, et Riigikohus on mitu korda öelnud, et see proportsionaalsuse põhimõte väljendub selles, et kaalutlusõigus on. Just see, et kaalutlusõigus teostatakse, nii tagatakse proportsionaalsuse põhimõte. Ja see esimene lahend, millele ma olen viidanud, seal on Riigikohus veel viidanud vähemalt 6 erinevale Riigikohtu lahendile, kus on öeldud, et proportsionaalsuse tagamiseks peab olema haldusorganil see kaalutlusõigus või siis täitevvõimul. Üldse, et kaalutlusõigus peab olema tagatud. Ja nüüd seal konkreetses kohtuasjas oli see, et Riigikohus kaalus välismaalaste seaduse ühte sätet. Ja seal näiteks oli ka öeldud, et elamisluba ei pikendata näiteks sellele taotlejale, kes on esitanud valeandmeid. Jällegi mingit kaalutlusõigust ei ole, et ükskõik mis valeandmeid sa oled esitanud, kas siis tahtlikult kogemata, sul elamisluba ei pikendata. Ja see Riigikohus ütles ka, et siin peaks olema ikkagi kaalutlusõigus, et see, et siin kaalutlusõigust ei ole, et see ei ole õige, see on põhiseadusega vastuolus. Ja Riigikohus ütleski, et tegelikult sa pead selle kaalutlusõiguse teostamisel saama kaaluda mingeid objektiivseid, subjektiivseid elemente. Näiteks selle välismaalaste seaduse näitel õige, et ühest küljest eraelu ja perekonna puutumus, teisest küljest siis riigi julgeoleku tagamine. Ja seal peab saama erinevaid aspekte arvesse võtta. Ja nüüd ongi, kui me sellest kaalutlusõigusest räägime, siis see peaks ikkagi olema olemas ja sellele mitu korda Riigikohus oma lahendites viidanud. Ja kaalutlusõigus ongi siis selleks täitevvõimule antud, et tagada see proportsionaalsuse põhimõtte rakendamine. Ja kui te tahaksite seda argumenti kasutada, siis peaks tegelikult ka näitama, mida on jälle Riigikohus öelnud, et see tulemus ei tohi üksikjuhul olla ülemäära koormav. Ehk siis ebaproportsionaalne. Ehk siis peaks näitama näiteks, et vaadake see, et praegu on mingi hankelepingu muutmine toimub kuidagi ebaseaduslikult, et see garantiikiri esitati 1 päev hiljem, et see, et ma ei tea, tuleb automaatselt 25% see finantskorrektsiooni määr, et see ei ole proportsionaalne praegu või et see ei või kuidagi õiglase tulemuseni, kui me kõiki asjaolusid kaalume. Ehk siis selle peaks ka tegelikult ära näitama selle kaalutlusõiguse puhul. Ja Riigikohus ütles veel sellist asja, et iseenesest on võimalik, et kaalutlusõigust ei ole. Aga sul peab olema seaduses kirjas, et sul on kaalutlusõigus ja siis seaduses peab olema ka erand, millal seda kaalutlusõigust ei ole. Mis siis tähendab seda, et seadusandja on juba kaalunud, et see erand on proportsionaalne, sest kaalutlusõigust ei ole. Aga selle näite puhul sealt ühendmäärusest siin seda ei ole. Nii et
võiks äkki kasutada seda argumenti. Ja nüüd viimane argument, mida võiks veel kasutada, ja see on nüüd selline olukord, kui on siseriikliku seaduse alusel antud mingi määrus ja selle alusel siis tuleb seal hakata midagi tagasi maksma. Ja siin ma toon näite, et seda paremini mõista. Ja näide on siis see, et ongi, et kui finantskorrektsiooni otsus tugineb siis sellele määrusele, mis on antud siseriikliku seaduse alusel. Näiteks meil on selline seadus nagu atmosfääriõhu kaitse seadus. Ja selle alusel on antud riigihalduse ministri mingi kuupäevaga määrus number 40. Ja mida siis see atmosfääriõhu kaitse seadus ütleb? See ütleb, et riigi eelarvestrateegias määratud meetmete elluviimiseks võib siis tulu kasutamise eest vastuta minister, kes siis on see riigihalduse minister, kehtestada määrusega enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimused ja korra. Siis mis see ütleb? Võib kehtestada tulu kasutamise tingimused ja korra. Ta volitab ministrit kehtestama tulu kasutamise tingimuse ja korra, aga ta ei näe ette neid tagasinõude määramise aluseid ega nende määrasid. Ehk siis ministrile ei ole antud sellist volitust, midagi sellist määruses üldse nagu kirja panna. Aga mis see probleem on antud juhul, ongi see, et see riigihalduse ministri määrus, samamoodi nagu see ühendmäärus, põhimõtteliselt ütleb, millal, kuidas me tagasi nõuame midagi või mis need protsendimäärad on. Aga meil seadus sellist volitust ju ministrile ei anna. Ja see võikski olla ka samamoodi vastuolus põhiseadusega, et jällegi siin võiks kasutada neid, mis Riigikohus ütles, et õiguskantsleril ei olnud õigus, et see ühendmäärus on tervikuna põhiseadusega vastuolus, et ühendmäärus sellisena sobis. Aga mis meil siin erand ongi see, et see ei ole seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. See on meil see siseriiklik seadus, mis peab andma konkreetse volituse, et millal siis minister võib midagi oma määrusega täpsustada. Ja ongi, et rahalise kohustuse kehtestamist võib iseenesest delegeerida, aga seaduses peab olema määratud kindlaks diskretsiooni ulatus. Ja selle näite puhul, selle atmosfääriõhu kaitse seaduse puhul siin seda diskretsiooni ulatust määratud ei ole. Ehk siis, mis ma selle näitega öelda tahan, on jälle see, et vaadake alati, mille alusel teilt midagi on nõutud. Ja seal tulebki näpuga järge ajada, et mis määruse alusel, mis täpse paragrahvi alusel, aga mis ma ei tea, seaduse alusel või Euroopa Liidu õigusaktide alusel see, ma ei tea, seadus on antud, määrus on antud, et seal tulebki kontrollida ka neid erinevaid volituste ulatusi. Ja see võib olla näiteks üks argument, mida kasutada kohtumenetluses. Äkki Riigikohus tahab veel midagi menetleda. Nii et kokkuvõtlikult siis ongi, et on võimalik, et mõni säte on põhiseadusega vastuolus. Riigikohus on meil seda juuni lõpus leidnud ja siin tuleb lihtsalt siis meeles pidada, et kui Riigikohus sellise otsuse teeb, et mis siis need tegevusvariandid on ja jällegi 2 varianti, mida proovida võib-olla kohtumenetlustes, et vaadata, kas siseriiklike nende seaduste alusel antud määrustel, kas seal on näiteks ministrile see volitus antud või siis, mis tundub päris hea argument on see, et kui kaalutlusõigus puudub, siis on põhiseadusega vastuolus. Aitäh!